Tere ja ilusat peale lõunat minu poolt kõikidele. Loodan, et tänase meteoroloogiapäevale pühendatud konverents oli teile huvitav. Veel natukene viimane etteaste sisuline minu poolt. Nii nagu pealkiri räägib, räägin teile peagi sündivast ilmaäpist. Enne seda aga korraks heidame pilgu maailmas olemasolevatele ilmaäppidele ja siis lõpus saame teiega teada, mis on siis meie ilmaäppi nimeks saab. Aga lähme siis sisu juurde. Ekraanilt on näha mitmeid erinevaid ikoone, mis kasutavad erinevate riikide ilmaäppid. Ma usun, et mõned neist on ka teile tunduvad, sest et te kasutate need oma telefonides. Järgmisel slaidil saab vaadata ka statistikat selle kohta, et kes on loonud need äpid ja mis riikide äpid need on. Ehk siis me näeme, et äppe on üle maailma. Ja vaadates sellele pildile, et võite kujutada ette, et mis siis oli tunne umbes 10 aastat tagasi meil on, et kui tuttavad kolleegid, koostööpartnerid küsisid, et kas teil on oma ilmaäpp, miks teil ei ole, millal tuleb. Ehk siis jah, et see mõte, et oma mobiilne rakendus meil on vajalik, sündis juba ammu meil. Aga kahjuks pika perioodi jooksul me ei leidnud toetust oma ideedele, sisulist toetust. Mai 2018 tekkis meil võimalus osaleda avalike teenuste arendamise programmis. Läksime sinna ühe teenusega, mis on üks olulisemastest funktsioonidest Keskkonnaagentuuris. Nimelt aga 24/7 me tagame Eesti territooriumil viibivatele inimestele ilma informatsiooni, sealhulgas ka ilma hoiatusi. Just ilma hoiatusi on see meie niimoodi toode, millega me sooviksime jõuda kõikideni, kes on Eesti territooriumil viibivad. Küll me igapäevaselt vahendame oma informatsiooni nii kodulehel kaudu kui ka ajalehtede, raadio ja televisiooni abil, aga paraku väga tihti toimub niimoodi, et siis, kui on vaja, informatsiooni ei ole käes. Me läksime selle programmi sisse hoiatustega, selle mõttega, et kuidas paremini jõuda teieni ohtlike ilmanähtuste hoiatustega. Ja tulime sealt selge teadmisega, et ilmaäpp on see, mis aitab meid. Paraku täna mobiilitelefonid on muutunud meie käepikenduseks, ehk siis me igal ajal jõuame teie tasku oma informatsiooniga. Tegime veel paljud seletustööd ja lobitööd ja siis lõppude lõpuks paar aastat tagasi saime seda rohelist tuult selleks, et minna edasi. Ja nüüd mul on hea meel öelda teile, et kahjuks veel ei ütle, et valmis olev juba äpp, aga viimase arendamisfaasis olev. Ja me loodame, et juba sel kevadel, et me tuleme laivi sellega. Aga lühidalt ka, miks siis ilmaäpp Eestis oma. Et nii nagu ma mainisin, et ilmaäpp on siis üheks kanaliks ja selle eesmärgiga, et tagada teile kõikidele õigeaegset informatsiooni, sealhulgas ka tormihoiatuste kohta. Läbi ilmaäppi me soovime populariseerida ilmavaatlusi ja tõsta teie teadlikkust ja valmidust ohtlike ilmanähtuste esinemise korral. Lisaks tavalisele ilmainformatsioonile, et meil on tehtud 2 erifunktsiooni lisatud äpile. Üks nendest on see, et me hakkame teile saatma push-teated ohtlike ilmanähtuste kohta otse teie ekraanidele.
Samuti on loodud võimalus, et igaüks teist, kes on ilmahuviline või vähem ilmahuviline, saab edastada meile informatsiooni ka ilmastiku kohta. Natukene tehnilist informatsiooni, et äpp hakkab töötama nii iOS-versioonis kui ka Androidis ja versioonid peavad olema 12 või siis 8 vastavalt. Aga siis natuke me lähe rohkem sisust. Et ilmaäpist valiklehtedelt on võimalik vaadata kohtuvaatlused, ehk siis vaatlused meteoroloogia ja hüdroloogia võrgust, kaardina näiteks. Satelliidi ja radari andmed on kättesaadavad, et need on siis faktiliselt kaugseire andmed, et animatsiooniga kättesaadavad. Radari pildi juures on võimalik ka sademet ja äikest filtreerida. Paraku näide on praegu selline, et siis kui tegin selle väikse video, siis ei olnud äikest võimalik tuvastada veel, et hooaeg ei ole alanud veel. Ilmaprognoosid on kättesaadavad nii synoptikute poolt koostatud 4 päeva prognoos kui ka siin asukohapõhine prognoos tunni sammuga. Ja muidugi hoiatused ohtlike ilmanähtuste kohta on ka äppis esindatud nii kaardina kui ka loeteluna kui ka push-teatena. Ja siis natukene lähemalt veel. Et siis hetke ilmas saab vaadata, nii nagu eelmisel slaidil juba oli mainitud kaardist. On võimalik seda otsida nimekirjast, loetelust ja on võimalik seda leida enda poolt salvestatud lemmikute kohtade alt. Mereilm on ka esindatud, et mereilma rubriigis on võimalik vaadata nii mereprognoosi, mis on koostatud mudeli poolt, synoptikute koostatud ülevaade ja ka vaatlusandmed seirejaamadest. Mis puudutab ilmamudelit, siis on ka kättesaadavad 3 välju. Üks on õhutemperatuuri kohta, sademete kohta ja tuulekarakteristikute kohta. Ja nii nagu varem oli mainitud, ka asukohapõhine prognoos. Ilmaprognoosidest ja siin on siis natukene lahti kirjutatud, ka 4 ööpäeva prognoos synoptikute poolt koostatud on ka kättesaadavad. Hoiatused, siin te näete ekraanil kohe teile kuvatakse hoiatus. Siis on võimalik vaadata hoiatust kaardilt ja siis loetelu. Väga sarnaselt sellega, kuidas kodulehel, aga ehk siis nüüd see on sinu taskus. Jah, et nii nagu mainisin, otse sinu tasku, push-teated hakkavad laekuma sulle otse sinu ekraanile. Teiseks funktsiooniks, millest tahaks kindlasti teile rääkida, on siis vaatle ilma ja ka infot. Väga lühidalt annan ülevaade selle kohta, et seda saab teha nii sisselogitud kui sisselogimata. See on siis tavainimene võib olla, võib ka täna ametnik olla. Ametnikuks täna me siis nimetame ja koostööd teeme Päästeameti ja politsei esindajatega. Et siis sellisel kujul näiteks siis saate pärast, kui vaatlused on edastatud ilma huviliste vabatahtlikute poolt, siis teile kätte saadavad. Kõik on lihtne ja oli ka küsimus, kas on võimalik ka äikesest raporteerida. Ja siin on kõik nähtused välja toodud, mille kohta soovime saada teie käest informatsiooni. Näiteks valimisademed. Raporteerime sademetest, raporteerime lumest, ütleme, et see on tugev lumi, mis me tahame raporteerida. On võimalik ka panna ajamääratluse, et millal ma seda täheldasin, et ei ole vajalik kindlasti raporteerida peatselt, võib ka tagantjärgi teha seda, aga mida operatiivsem, seda parem meie töö jaoks. Ehk siis kinnitada seda asukoha, kus te tahate, mille kohta te tahate selle ilmanähtust esitada. Ühtlasi on võimalus ka esitada täiendusmaterjali, et kas pildid või siis videod
kommentaare tekstiliselt ka võimalik esitada. Ja siis veel paar klõpsu ja suured tänud, teie raport on meie käes. Ja siin kaardil te võite näha, et me siin testimise käigus, et tekitasime nii palju mummusid erinevate ilmanähtuste kohta, et see ongi testimise keskkonnas. Ja pärast saab ka igat pidi filtreerida ja vaadata ja teha enda jaoks mingisugused järeldused, et kõik on väga lihtne, kättesaadav ja kõik on teie telefonides. Ja sooviks veel ühe funktsiooni teile näidata, ehk siis salvestatud lemmikud kohad, et miks see oluline on, et valiksite endale need lemmikud kohad, sest et niimoodi te saate kiiresti kätte oma lemmiku kohta nii vaatlusandmeid kui ka prognoosi, kuid ka push-teated. Push-teated hakkavad tulema teile eelkõige teie lemmikuteks märgitud asukohtade kohta. See oli kõik sisust. See ei ole kaugel kõik, mis on äppis kättesaadav, et hoiame natukene intriigi. Nüüd läheks otse nimi juurde, et äppi nimi juurde. Et nimikonkurss meil nädal aega kestis sotsiaalmeedias, et suured tänud kõikidele, kes osales. Nimede pakkumisi oli palju, väga palju oli arutelusid, kommentaare, et täiesti nagu üllatus oli, et nii positiivselt ja entusiastlikult läksite meiega kaasa. Et suured tänud. Oma poolt siis moodustasime žürii, kes on siis kelle koosseisus oli nii meie töötajad kui ka reklaamagentuuri kui ka ilmahuviliste esindajad. Valik oli lihtne ja ei olnud lihtne. Pakkumisi oli palju. Millest me lähtusime? Lähtusime sellest, et nimi vastaks sisule. Nimi oleks arusaadav kõikidele põlvkondadele, et väldisime võõrsõnu ja valisimegi, et meie äppi nimeks saab olema Ilm+. Et kõik põhimõtted on täidetud, me anname teile läbi äppi informatsiooni natukene rohkem kui ainult ilmast. Ilme äpp täna jääb, ütleme niimoodi, avatuks järgmisteks arendusteks, et see pluss sümboliseerib ka seda, et järgmised andmed ka tulemas siia, teised funktsioonid. Nii et ma veel kord tänan kõiki ja olge kursis Eesti täpsema prognoosiga ja peatselt saate alalaadida äppe nii Google Play kui App Store'is. Aitäh teile! Suured tänud! Väga põnev oli jälgida, tahaks juba seda peaaegu et käes hoida ja ma nüüd ei julge öelda, kas lähinädalatel, aga lähima kuu või paari sees kindlasti see avaneb võimalus meil kõigil. Nii et super, lõpuks on üks pikk protsess leidnud peaaegu et juba lõpplahendus, oleme finišisirgel. Mõned küsimused huvitunud kuulajatelt. Kas ilma äpist saab tulevikus ka teada, millal juba radaripildil nähtav äikesetorm minu maja kohale jõuab? Radaripildid, nii nagu näitasin ja rääkisin, on kättesaadavad äpis kohe, kui äpp iseenesest kättesaadav on. Mis puudutab päikesetormi informatsiooni, selle kohta teile koostame hoiatusi, et meil on olemas selline hoiatus äikese esinemise kohta, ehk siis läbi äppi saab selle hoiatuse otse tasku. Ennem tuleb lihtsalt siis inimesel GPS sisse lülitada ja registreerida oma asukoht, et ilma äpp teaks hoiatada, kus te asute ja millal siis äikesepilv teie juurde jõuab. Kõik on väga loogiline. Täpselt, jah. Missuguse ilmamudeli prognoosi rakenduses kasutatakse? Ilmamudeli aluseks on JCMF mudel, ehk siis Euroopa keskpikaajaline mudel, nii nagu kodulehel. Kas on võimalik vaadata ka pikaajalist prognoosi? Äppis täna kõige pikem, mis on võimalik kätte saada, on 4 päeva prognoos. Et kui üldse rääkida, kui pikka prognoosi me anname, et kõige pikem prognoos on kuu kohta ja see on kätte saadav kodulehel.
igaks juhuks inimesed küsivad, sest parem küsida kohe, kui hiljem pettuda. Nii, kuhu ta nüüd juba läks? Rõõm uuest rakendusest, soovitakse edu ja küsitakse, kas seelib ka võimalus vahetuks telefonikonsultatsiooniks ja suhtluseks valvesünoptikuga või seda võimalust enam ei ole, kui äpp tuleb? Ei, synoptikud jäävad alles ja nende telefon on kättesaadav ka otse ilma äpist, et saab rakenduses otse helistada ka synoptikule. Kiidetakse hea lihtsa nime eest ja küsitakse siis teise küsija suu läbi, mille poolest meie äpp on parem kõikidest teistest ilma äppidest? See on meie oma, see on Eesti esimene riiklik ilma äpp, vabandust. Nii nagu mainisin, ma ei saa väita, et teistel sellist funktsioone ei ole, aga jah, et meil on need kaks, ütleme, rosinad, et mille poole pealt me siis soovime eristuda, et me korjame, me palume teid edastada meile oma poolt tehtud ilmavaatlusi ja siis ka hoiatame teid ohtlike ilmanähtuste kohta, edastades teile ekraanidele, telefonidesse hoiatusi. Nii et tegelikult me võime kokkuvõtvalt öelda, et see ilmaäpp saab täpselt nii hea olema, kui heaks inimesed selle ise aitavad teha. Jah, et ongi ise tehtud, hästi tehtud. Panustage oma vaatlustega, teie panustate kvaliteeti. Kas muudele prognoosi saaks ka õhurõhu isojoonte kaardi lisada? Kui ma eksi, hetkel seal seda ei ole, aga kõik on võimalik ja kodulehel, ma usun, selline funktsionaalsus olemas. Ja küsitakse veel lõpus, et kui nüüd edastatakse ilmavaatlus, siis kuidas te garanteerite selle inimese isikuandmete turvalisuse või puutumatuse? Jah, et ma ei hakka praegu detailselt rääkima, aga jah, me arvestame kõikidega nõuetega, et meil on just käsil kasutustingimuste ja privaattingimuste koostamine, siis me arvestame kõikidega vajalikute nõudetega. Suured tänud, sellega on küsimused hetkel vähemasti siin kirjalikus vormis esitatud, vastused leitud ja kui need küsimusi tuleb veel ja see on täiesti loomulik, et küsimusi tuleb veel, siis andke jooksvalt märku, aga enne me ootame selle äppi ära. Aga nüüd on suured tänud veel kord Svetlanale hea ülevaate eest.